ja tänaseks e-agronoomi peamine eesmärk on tuua majanduslikku väärtusi või kasutegureid jätkusuutlikele põllumeestele. Et me oleme aru saanud sellest, et kõik maailma valdkonnad on muutumas veel rohkem jätkusuutlikkuse suunas ja põllumajandus ka, aga see peab toimuma selliselt, et see oleks põllumeestele ja kõigile valdkondadele juba lühiajaliselt kasumlik. Ja süsinikuprogramm on üks esimestest valdkondadest või toodetest, mis me põllumeestele läbi selle oleme toonud. Ja nüüd oleme minemas ka sealt edasi, see on alles jäämäe tipp. Nii, aga kui alustada süsinikuprogrammist, siis esimesed 12 kuud tagasi, 24 kuud tagasi tekkis meil idee, et võiks süsinikuprogrammi tegema hakata. Ja kus see tuli, oli jällegi, tuleb tagasi minna ajas 6 aastat, 2016 aastasse, kui me e-agronoomiga alustasime, siis juba esimeses prototüübis oli olemas huumusbilansi kalkulaator. Keegi ei küsinud selle kohta midagi, keegi väga ei pannud sellele pööranud tähelepanu, aga see oli meile oluline, sest et muld on kogu põllumajanduse alus. Et põllumajandus on ju tegelikult tootmine nagu iga teine, aga tehase asemel on kogu see keskkond, see põld, see muld, need putukad ja nii edasi. Ja kui me seda keskkonda muudame paremaks, siis on kogu tootmine ka efektiivsem. Ja umbes 24 kuud tagasi hakkasime mõtlema, et mis oleks, kui tooks põllumeesteni süsinikuprogrammi. Sest et suured ettevõtted hakkasid uurima, et kuidas nad oma jalajälge saaksid korvata. Nad emiteerivad väga palju CO2, aga neil ei ole võimalik seda emiteerimist päris nulli viia ja nad tahaksid, et kuidagi selle CO2 jälle ära siduda. Ja kõik muidugi teavad, et taimed seovad ja nii edasi, aga siis me pakkusimegi LHV-le kõigepealt välja, et äkki teeks seda põllumeestega, sest et muld on ka võimalik süsinikku siduda. Ja sealt see rullum hakkaski ja 12 kuud tagasi, aasta tagasi suvel me selle süsinikuprogrammiga turule tõlime ja selle ajaga nii Baltikumis, Poolas kui ka Rumeenias on juba ära seotud 74 000 tonni CO2. Et kui panna see veel kontekstis, see on põllumeestele toonud 2 miljonit eurot lisatulu, millest siis umbes 150 000 eurot me oleme juba ette ära maksnud, aga ülejäänud on siis tulemas, kui need krediidid välja tulevad. Ja veel, et panna konteksti, siis see on umbes 16 000 autot. See on sama arv kui 16 autot, umbes sama arv autosid, mida Eestis iga aasta uusi autosid, mis ostetakse. Ehk siis päris suur summa juba ja me arvame, et aasta pärast saab see olema vähemalt 5 korda suurem juba. Me oleme nüüd alustamas sama programmi ka Hispaanias, Tšehhis, Bulgaarias, Aafrikas ja nii edasi. Et väga lahe on vaadata, kuidas innovatsioon, mis tekib siin Eestis, saab ka üle maailma levida. Aga natuke veel tulla tagasi selle süsinikuprogrammi juurde, et mida see endast hõlmab, tegelikult on hästi lihtne. On osa suuri ettevõtteid, kes tahavad oma jalajälge korvata. Nad esimese sammuna vähendavad jalajälge, näiteks LHV ka pani päikesepaneelid oma katustele, läksid üle elektriautodele ja kõik mis veel, aga nulli on võimatu saada. Välja arvatud põllumehed seovad ka, siin on see võimalik. Ja siis nad otsisidki kohta või partnerid, kes võiks nende emissioonid ära siduda ja nendeks partneriteks meie puhul on põllumehed, kes siis muudavad praktikaid, teevad mingeid lisategevusi, et süsinikku mulda siduda. Ja põllumees saab siis sellega ära katta oma kulud ja see ettevõte, suur ettevõte saab öelda, et nad on oma kliimaeesmärgid ära täitnud. Ja see ei ole selline teine saak aastast tulu, et see pigem on nagu tervisekindlustus mullale, aitab need kulud ära katta, aga abiks seegi. Ja see süsinikukrediiditurg ei ole tegelikult mingi uus asi, et siin on näha, et juba 2005 aastal midagi toimus, tänaseks on see turg jõudnud 2 miljardi dollarini aastas ja arvatakse 2030 aastaks. See on siis ütleme, veidi rohkem kui 7 aastat veel minna 2030 aastaks, et siis see turg kasvab juba 50 miljardini.
Ehk siis samavõrd palju, nagu inimestel on toitu vaja, on ka vaja, on ka nii-öelda tarbijaid neid süsinikukrediitidele. Aga mis krediitide juures, mida silmas pidada, on kvaliteet ja kus nii nagu vilja puhul ka on erinevad näitajad, mis seda kvaliteeti näitavad, siis süsinikukrediitide puhul on esiteks, see peab olema lisanduv tegevus. Kahjuks krediite ei saa luua tegevuste pealt, mida põllumehed juba teevad. Teiseks lekke puudumine. Lekke on siis see, et su tegevusel ei tohi olla negatiivseid tagajärgi. Näiteks kui kõik Eesti põllumehed hakkaksid toidu asemel puid kasvatama, siis süsiniku sidumine oleks palju suurem, aga see tähendab seda, et kuskil mujal keegi peab rohkem toitu kasvatama. Sellist asja olla ei tohi, et jällegi see eeldatav saagikus nende süsinikuprogrammi tegevustes peaks jääma samale pulgale. See peab olema teaduslikult tõestatud, see peab olema sidumine, ehk siis see põhiline rõhk on sidumisel, mitte nii väga emissioonide vähendamisel ja väga oluline ka, et peab olema kolmas osapool, kes kontrolliks. Nii nagu mingis mõttes on Eestis meil PRIA, siis globaalselt on selline organisatsioon nagu Verra, kes siis kontrollib meid, et meie teeks seda süsinikuprogrammi õigesti ja tänu sellele, et nad seda teevad, panevad templi peale, on nendele krediitidele ka turgu. Ehk siis kui me selle templiga ei teeks, siis oleks väga raske neid krediitega müüa. Nii, aga tegelikult süsinikukrediidid on, nagu ma ütlesin, alles jäämäe tipp ja see on põnev, aga veel palju põnevam on see, mis tuleb peale seda, mis on arengud, mis on tekkimas. Ja ütleme juba sellest esimesest punktist me rääkisime, et see on suured korporatsioonid, ettevõtted, kes tahavad oma emissioone või heidet korvata, aga ka pangad. Ma ei tea, kas te olete märganud, kui te lähete ja ostate korteri endale, siis parema energiatähisega korterid on madalama intressiga. Ma ei tea, kas te olete märganud või elektriautot ostad, siis saad ka paremad intressid. Ja täpselt see on sellepärast, et pangad tahavad oma portfelli rohelise suunas või madalamate emissioonide suunas liigutada ja nad teevad seda sellepärast, et Euroopa Liidust on tulemas regulatsioonid. Kui nad neid samme täna juba ei tee, siis hiljem nende jaoks muutub raha Euroopa Liidult laenamine hästi kalliks ja neil tulevad igast muid nõudeid ka peale ja neil on raske äritegevusega jätkata. Ehk siis juba täna on nad oma portfelle nii-öelda jätkusuutlikkuse suunas liigutamas ja seda ka põllumajandusvaldkonnas tahaksid nad teha. Toidutööstus. Nii nagu täna on meil, ütleme, meil on tavavili, meil on mahevili, eks ju, aga järjest kasvav trend ja võib-olla tulevikus ainuke võimalus oma vilja müüa ja ka muid toodanguid on madala emissiooniga kasvatatud toodang. Jällegi sellepärast, Euroopa Liidus ühest küljest regulatsioonid on tulemas, aga teisest küljest ka tarbijate ootused, et see toit oleks kasvatatud siis võimalikult väikse jalajäljega. Ja neljandaks ka maaomanikud järjest rohkem tahavad just mulla mõttes, et seda maad jätkusuutlikult kasutatakse. Aga probleem nendel kõikidel osapooltel on see, et nad ei suuda CO2 jalajälgi ise mõõta põllumajanduses. Põllumajandus on väga spetsiifiline valdkond ja see on see, kus meie tuleme ka appi. Süsinikuprogrammist me juba rääkisime. Teine asi on pankadele laenude verifitseerimine, et 20. oktoober, see on vähem kui 10 päeva pärast, tuleme me välja, ma ei saa täna panga nime öelda, aga tuleme välja suure uudisega, kus üks võib-olla Eesti suurim või Baltikumi suurim, võib-olla üks suuremaid pankasid hakkab andma paremaid laenutingimusi põllumeestele, kes järgivad teatud praktikaid. Ja need on väga mõistlikud praktikad, seal ei ole midagi hullu. Seal on vahekultuuride kasutamine, seal on viljavaheldus, seal on harimise vähendamine ja nii edasi. Täppisviljeluse kasutamine, kui sa kasutad mineraalväetisi ja nii edasi. Ja nad on üks väga paljudest pankadest, kes on meie juurde tulnud, et sellel teemal rääkida ja paljud pangad arvavad, et 5 aasta pärast võib-olla ei olegi võimalik laenu saada. Täna juba on see, et nad ei anna mingit tüüpi ettevõtetele, nad ei annagi laenu. Põllumajandussektoris antakse kõigile, aga nad arvavad, et 5 aasta pärast võib-olla ei olegi võimalik ka põllumajandussektoris laenu saada, kui sa mingeid praktikaid juba ei järgi. Et
need arengud on selles mõttes väga huvitavad. Ja järgmine 3. punkt seal on madala emissiooniga tooted, et me oleme arutamas ka erinevate toiduettevõtetega, kes tahavadki oma jalajälge kaardistada. Neil on ka, nende investorid ütlevad, et me tahame teada, mis on selle leiva jalajälg ja nad transpordi saavad ilusti ära arvutada, aga nad tahavad teada nüüd, et kus see leib siis ka tuleb. Ja 3. või viimane punkt 4. maakasvatus, et Eestis me oleme juba ühe suure maaomanikuga Põlluvara Vestman Grupiga see koostöö on alustanud, kus põllumehed, kellel on positiivne huumusbilanss, peavad maksma madalamat rendihinda kui põllumehed, kellel on negatiivne huumusbilanss või põllumehed, kes ei raporteeri. Sest nemad ka samamoodi tahavad järjest oma seda maaportfelli väärtuslikumaks teha. Ja põllumeestele see kasu ongi esiteks krediitide puhul, see on lisasissetulek. See ei ole, nagu ma ütlesin, mingisugune liiga suur lisasissetulek, aga see aitab kulud ära katta. Teiseks jätkusuutlikud laenud. Täna saab see olema madalamad intressid, kui sa võtad liisingusse midagi või kui sa ostad maad või kui sa võtad kevadel külvilaenu, et sa pead madalamat intressi maksma, aga tulevikus võib see olla ainuke viis üldse laenu saada. Maaomanikega, nagu ütlesin, positiivse huumusbilansiga tootjad saavad veidi paremaid renditingimusi ja ka toiduettevõtjad on järjest rohkem valmis maksma kõrgemat viljahinda põllumeestele, kes madalamate emissiooniga kasvatavad. Nii, aga minu poolt hakkab jutt selles mõttes kokku tõmbama, et kuigi ma rääkisin võib-olla väga laiali valguvalt ja kaugemast tulevikust, et kus tulevad juba, võib-olla mingi hetkeks ongi väga raske pangast laenu saada, kui sa mingid praktikad ei järgi või siis on võimalik saada paremat viljahinda, kui sa jällegi mingid praktikad järgi, siis täna kõige parem võimalus põllumeestele on süsinikuprogramm, kus me teeme ka ettemakseid. Ehk siis me oleme valmis põllumeestele juba täna, nii nagu vilja eest ollakse valmis ette ära maksma, et saaks oma kulusid katta ja siis seeläbi siis süsinikuprogrammis osaleda. Ja selles mõttes on väga lahe, et põllumeestel on tekkinud selline uus sissetulekuallikas. Ja täna